Kallid lõpetajad, lugupeetud härra rektor, austatud kohalviibijad. Tere tulemast pardale. Mina olen Patrik Sebastian Unt. Ja mina olen Triinu Lusmägi. Meil on väga hea meel olla täna sellel erilisel päeval teie päevajuhid. Unikaalne on see päev mitmel põhjusel. Ei juhtu just tihti, et lõpuaktust viiakse läbi lennuangaaris. Ja just siit, lennukite keskelt, saadame me lendu 30 oma ala spetsialisti, kes tulevikus või juba praegu Eesti lennundust kujundama hakkavad. Aktuse pidulikuks avamiseks palume püsti tõusta, sest kõlab Eesti Vabariigi hümn. Nii nagu viimasel ajal on tavaks saanud, kasutatakse suhtlemiseks ja tervitamiseks erinevaid veebis leiduvaid videokõneplatvorme. Ka järgmine pole seda võimalust jätnud kasutamata. Videotervituse on meile saatnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas. Austatud rektor, õppejõud ja tänase päeva puhul loomulikult tudengid, lõpetajad. Lennundus on meie riigi jaoks oluline valdkond ja loomulikult vajab see häid kindlakäelisi spetsialiste. Eesti Lennuakadeemia täidab selles asendamatut rolli, olles meie ainus kõrgkool, mis pakub akrediteeritud lennundusharidust. Ja just teist ja teie põhjalikust ettevalmistusest sõltub meie lennunduse tulevik. Iga riik ei saa uhkustada oma lennundusharidusega. Rõõm on näha, et Eesti Lennuakadeemia erialad on jätkuvalt populaarsed ja panevad noortel silmad särama. Olete paljudele silma jäänud sellega, kui sütitavalt tutvustate lennundusmaailma noortele ja ka kõigile teistele. Maailm muutub peadpööritava kiirusega. Kui mõtleme, millised olid digitaalsed teenused, robotika, droonindus ja tehisintellekti valdkond 10 aastat tagasi ja mis see on täna, meeletu vahe. Ja me võime eeldada, et sama tormilised arengud toimuvad ka järgmise 10 aastaga. Me ei kujuta isegi ette, mis tehnoloogiat siis igapäevaselt kasutame. Ja lennundusvaldkond on sageli erisuguse innovatsiooni pioneer, mis hiljem mujal kasutusse võetakse. Olgu selleks siis materjalitehnoloogia, isejuhtivad süsteemid, positsioneerimine ja kõik muu. Ja hea meel on selle üle, et Lennundusakadeemia on sihikule võtnud tulevikasuunad. Digitaliseerimine, mehitamata lennundus ja rahvusvaheline koostöö on olulised märksõnad, millele peabki keskenduma. Me ei saa lasta muu maailmale eest ära joosta, vaid oluline olla osa just neist põnevatest arengutest. Nagu iga valdkond, seisab ka lennundus vahel silmitsi raskete olukordadega. Teame ju kõik, et viimane aasta on olnud raske ja lennuliikluse mahud kogu maailmas pandeemia tõttu kokku kukkunud. Aga inimeste reisinälg on suur. Kui IATA on prognoosinud, et kriisijärgsele tasemele jõutakse alles circa 3 aasta pärast, siis tundub, et tänane kiire sprint lubab juba märksa kiiremat taastumit.
igast raskusest on midagi õppida. Nii tavalise lennureisijana kui ka transpordi asekantslerina sisendab minusse alati kindlustunnet, kui protsessitesse olete kaasatud just teie, Eesti Lennuakadeemia kasvandikud. Ma olen veendunud, et teie haridus on kvaliteetne ja oskused tasemel. Siiski, pidage meeles, tänane päev pole kindlasti veel teie haridustee lõpp. Ka edasises elus tuleb õppida ja veel kord õppida. Head lõpetajad, soovin teile pikka ja lennukat karjääri. Hoidke ikka Eesti lennunduse taset kõrgel. Ja järgmisena võtab sõnajärje üle Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. Tere! Austatud lõpetajad, lugupeetud külalised, hea akadeemiline pere. On suurepärane, et saame selles toredas lennunduskeskkonnas, akadeemia õppeangaaris, mis ka täna avatud on, tähistada Eesti Lennuakadeemia 22. lennu lõpetamist veidi suuremas koosseisus füüsiliselt kokku tulles. Kokkusaamised koolis on viimastel aegadel olnud piirangutest tulenevalt äärmiselt harvad ja juba säärane kokkutulemine ise lisab tänasele erilisele päevale veelgi erilisust. Meie ees on 29 värsket lennundusspetsialisti, meie tulevast kolleegi. Kaugeltki mitte kõik pole finišijooneni jõudnud. Õpingu rajalt kõrvale on astunud ümmarguselt pooled teiega koos alustanutest. Sellest on kahju, aga eks see näitab ka mõneti õppe raskusastet, mistõttu seda tublimad olete teie, kes te olete täna siin. Soovin kõigile teile kogu meie kooli akadeemilise pere nimel südamest õnne tudengi elule eduka punkti panemise puhul. Teie viimased 3 õppesemestrit on sattunud keerulisele perioodile, kus õppetöö korraldus on pidanud järgima erilisi piiranguid. Vaatamata pingelistele oludele nii sel kui eelmisel õppeaastal ning kiirkorras sisse seatud mahukale distantsõppele olete hästi hakkama saanud. Täitnud õppekavad, kuigi osad piloodid veel lendavad, kaitsnud edukalt lõputööd, mitmed teist on liikumispiiranguid trotsides osalenud ka Erasmuses. Tublid olete, väga tublid. Minu tänu läheb siinkohal ka kooliperele, kes piirangute tõttu ja kiuste on kõvasti vaeva näinud. Loodetavasti on ühiskonnal ees ikkagi paremad ajad. Muide, lõputöödest rääkides nende seas oli mitmeid väga häid töid. Näiteks isegi minul oli keeruline valida parimat tööd esitamiseks näiteks rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu stipendiumile. Samas oli ka lõputöid, mis oleksid kindlasti võinud olla paremad. Võime süvendatult ja põhjalikult pühenduda mingi probleemi uurimisele koos kirjaliku ning suulise eneseväljenduse oskusega on paljudel puhkudel edufaktoriteks teile edaspidi. Arendage siis endas neid omadusi ja hoidke jätkuvalt alal uudishimu erialaste teemade ja arengute vastu. Ehitage isikliku kontaktivõrgustikku, et edaspidi veelgi suuremaid väljakutseid lahendada, veelgi mahukamaid töid ja uurimisi ette võtta. Lennundust õppima asudes tegite te väga toreda valiku põneva ja imelise valdkonna kasuks. Lendav inimene oli ime veel eelmise sajandi alguses, aga enam täna selle üle keegi ei imesta. Samuti saame paari sekundiga helis ja pildis liikuda teisele poole maakera. Samuti me distantsõpime ja õpetame. Ja ka see kõik oli ime veel mitte eriti ammu. Nende paari näite varal saame aru maailma ja elukorralduse kiirest muutuvusest ja ka imede tõeks saamisest. See kõik on saanud võimalikuks inimkonna ühispingutuse globaalse meeskonnatöö tulemusena, kus lennundus ongi musternäide, kus praktiliselt midagi ei saavutata üksi, vaid koostöös ja sünergias. Sellepärast looge ja hoidke häid suhteid ning loovat õhkkonda. Olge toetavad oma kolleegide, teekaaslaste suhtes, sedasi saate osaks suurte imede loomisest ja nende teostamisest. Ja mis võiks olla veelgi motiveerivam. Oleks äärmiselt tore, kui te mõtleksite, et need 4 ja mõnel juhul 5 ja 6 ja võib-olla rohkemgi aastat
Siin akadeemias on teie tuleviku lootusi silmas pidades kasulikult veedetud ja ma usun, et akadeemia on saanud sellele hästi kaasa aidata. Lennundust on ees ootamas huvitavad ajad, täiskiireid arenguid ja muutumist. Täna on juba selgeid märke lennunduse taastumisest, vahepeal kadunud töökohad tekivad taas, aga tulevik pressib end sisse uksest ja aknast, peatselt ei ole enam mitmete tänaste töökohtade profiil enam päris see, mida sektoril homme tarvis. Lennunduses ootab ees suurem automatiseerumine, digitaliseerumine, irtorniseerumine, kütuse- ja mootoritehnoloogia moderniseerumine. Pead tõstab mehitamata lennundus, virtuaalreaalsus on olevik, tõsisemaid elektri- ja vesiniku jõuallikaid on oodata enam mitte väga kauges tulevikus. Mõnegi töökoha võtab endale tehisintellekt. Töö muutub nutikamaks ja sellega koos muidugi veelgi huvitavamaks. Sellega on tarvis hoolt kanda oma teadmiste ja oskuste ajaga kaasas käimise eest. Lennuakadeemia unikaalne mitmekülgsus võimaldab meil anda piisavalt laiapõhjalisi teadmisi, aga tuleviku väljakutseteks valmistume ka meie. Püüdleme suurema interdistsiplinaarsuse poole, kaasajastame õppekavasid, sulandame õppetööd ja teadus-arendustegevust, edendame rahvusvahelisust ja fokusseerume tulevikutehnoloogiatele, sealhulgas eriti mehitamata lennundusele. Paneme rõhku elukestva õppe võimaluste arendamisele, näiteks oleme saanud hiljuti ka IATA ametlikuks koolituspartneriks Eestis, paralleelselt millega arendame välja omaenda arendus- ja koolitusteenuste pakette. Kõik ikka selleks, et nii taseme kui täiendusõppes oleks akadeemia lisaväärtus ühiskonnale võimalikult suur ja et oma lennunduskarjääri jooksul ka teie, lugupeetud lõpetajad, leiaksite akadeemia pakutava hulgast ikka ja jälle midagi, mis toob teid tagasi oma lennunduse alma materisse end täiendama. Üks tuleviku märksõna ongi digipädevused. Tulevikus ei leia naljalt töökohta, sealhulgas kindlasti lennunduses, kus kõrgtehnoloogilisi ja muid IT-l põhinevaid lahendusi kasutada ei ole vaja. Need oskused aga vananevad süsteemide uuenedes aina kiiremini, seega olge valmis pidevaks juurde õppimiseks. Keegi on öelnud, et lennundusse panustavad nii optimistid kui pessimistid. Et optimistid leiutavad lennukeid ja pessimistid leiutavad langevarje. Nali naljaks, aga oma tõetera on siin selles, et erinevus sel komplekssel tegevusalal rikastab, võimaldades luua lahendusi ja süsteeme, mis oleksid mõeldamatud ainult ühetaolise maailmavaatega asjaosaliste koostöös. Suuremate asjadega tegelemine loobki tööle ja tegemistele tähendust. Tähendusega töö omakorda toob suurema rahulolu. Õnneks pakub lennundus selleks küllaldaselt võimalusi, kas või näiteks inimkonna ees seisvate keskkonnaprobleemidega toimetamisel. Olete meilt saanud hea hariduse ja vähemalt ühe praktilise eriala. Aga arendage oskuseid mõista ja siduda sellega teisi alasid ja nendega tegelevaid inimesi. Tehke oma tööd suure vastutustunde ja hoolega, sest teie tööst sõltuvad inimeste elud. Head lõpetajad, kohe olete te meil arvel vilistlastena ja just vilistlastele tahame edaspidi veelgi rohkem tähelepanu pöörata. Nii täiendavate koolitusvõimaluste pakkumise, mitmekülgse koostöö kui sotsiaalse sidustamise kaudu. Näiteks peame vilistlasi edaspidi peamise sihtgrupina silmas ka traditsioonilise lennundusseminari korraldamisel, mis on meil siis plaanis järgmisel aastal. Lennunduspere on suhteliselt väike ring organisatsioone ja eksperte, huvilisi. Kui jääte sellesse ringlema, siis on enam kui kindel, et kohtume varem või hiljem taas. Soovin teile seniks tuult tiibadesse ja head lendu. Aitäh! Palume rektoril siia tagasi tulla, sest nüüd algab päeva kõige oodatum osa, lõpudiplomite kättejagamine.
Alustame cum laudest. Siim Iskül. Siim näitas oma aktiivsust ja tublidust üles, olles kursusekaaslastele pidevalt eeskujuks. Pill 17 esimene lend, esimesena soolos, esimesena eksamitel, esimesena eksamid sooritatud ja esimesena lennupraktika läbitud. Aitäh oma kogemusi teistega jagamast, Siim! Jätkame lennuliiklusteeninduse lõpetajatega. Karl-Hans Aasavelt. Karl on aktiivne tudeng, kes jõuab õppetöö kõrval toimetada mitmel rindel. Ta on osav sõnasepp, kes ei jää kunagi vastust võlgu. Mikk Maasik. Mikk on laia silmaringiga vahva vunts. Abivalmis kursusekaaslane, kellega on alati millestki rääkida. Palun. Jätkame lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemidega. Laura Danilas. Laura on alati sõbralik ja tore klassikaaslane. Teeb palju ja jõuab palju. Ning mis teeb, teeb korralikult. Seega eeskujulik ja nõutud kolleeg igas kollektiivis. Lõpetuseks ka tubli lennundustehnika propageerija. Karmel Henriette Hade. Karmel on äärmiselt põhjalik inimene. Isegi kõige väiksemaid ja pealtnäha tähtsusetumaid kirjatükke valmistas ta ette mitu päeva. Karmel on üks väga elav ja sihikindel tüdruk. Tänu Erasmuse õpirändele Hispaanias õpib ta juba pikka aega hispaania keelt. Mine tea, äkki on tulevikus just Karmel üks Hispaania lennunduse suurkujudest. Ja seda ka, et Karmeliga saab alati nalja, sest tal alati juhtub midagi ootamatut. Sigrid Laura Moora. Sigridi puhul on tegemist CNS-i emmega. Oma tiitli kohaselt on ta tore ja abivalmis. Võimalusel ostab ta tuju parandamiseks endale kohvikust Nokot. Palun. Palun. Mihkel Reinkubjas. Mihkel on väga-väga hea sõber, sõduripoiss, progekunn, elektriskeemide geenius ja palju muud, ehk ilmselgelt nutikas ja tark. Näiteks, kui oli mõni mure või ei osanud mingit ülesannet, siis Mihkel oli nõus alati seletama ja aitama. Mihkli poole võis alati pöörduda ning eriti meeldis talle, kui keegi talle matemaatika ülesannet kell 12 öösel ette sööstis, lootes viimasel minutil väikest seletust saada, et kuidas ikkagi need asjad siis käivad. Maria Elisabeth Rüütel. Maria on väga tore, sõbralik ja abivalmis inimene, kelle suureks kireks on loodus. Talle kuulub ilmselt maailmas suurim taimekollektsioon
Ta on nagu taimetark, kes teab täpselt, millist taime mis puuks kasutada. Muidugi ei saa unustada Maria koera Sammit, kes toob sära absoluutselt igaühe silmadesse. Olga Sljupkina. Olga on väga töökas ja püüdlik, rügades alati korraga mitmel rindel. Samuti on ta väga empaatiline, sõbralik ja tore inimene ning hea suhtleja. Kui vajab millegagi abi, siis oskab õigel ajal küsida. Maria Kokurina. Nüüd oleme jõudnud siis juba lennundusettevõtte käitamise juurde. Maria, oled nii hea südamlik, tore ja naerusuine, et muudad ka kõige vihmasevad päevad päikseliseks. Lisaks olid meile kõigile eeskujuks, oles alati tundides kohal ning kuulates tähelepanelikult kaasa. Sinuga oli väga tore need 4 aastat koos veeta. Järgmisena on Jana Landsberg, kes kahjuks täna ei saanud siin osaleda, aga sellegi poolest suur aplaus. Viktoria Mõru. Viktoria on siiras, vastutustundlik ning sihikindel. Ta ei jää kunagi loengutesse hiljaks ning tööd on esitatud kõige esimesena. Markus Mõttus. Markus on see hea sõber, kes alati tuletab meelde lähenevast grupitöö tähtajast, loob chati Facebookis, esitab enda osa esimesena ära ning motiveerib ka teisi tööd tegema. Markus on väga punktuaalne, abivalmis, lahke ning rõõmsameelne, hea esinemisoskusega. Mikk Markus Rodima. Mikk on julge, enesekindel, mehelik, mõistlik. Olenemata loengust alati räägib mõistlikku, tarka juttu. Arvan, et tal on suur tulevik ees. Brenda Roosimaa. Brenda on äärmiselt elurõõmus ja positiivne neiu, kellega oli tore koos õppida. Brenda lendab kindlasti kõrgelt ja kaugele lennunduses. Jaan Kaarel Sepp. Kaarel jõuab oma lennunduse karjääris kindlasti väga kaugele. Ta on üks sõbralikumaid kundesid, keda võib teada. Karl Vaher. Ta on väga muhe tüüp ning võtab kõike mega chillilt. Tema kohta saab öelda vaga vesi, sügav põhi.
võtab sõna ainult siis, kui tal on päriselt midagi asjalikku lisada ja see on üldiselt vist väga hea omadus. Soovin sulle palju edu edaspidiseks. Järgmisena jätkame õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialaga. Kirill Dobrovolskis. Kirill on kombinatsioon targast ja edukast inimesest, keda tulevikus võib pidada autoriteetseks inimeseks. Jörgen Rüütli. Jörgen on sitke ja järjepidev nagu umbrohi. Ta võib hetkeks kaduda, näiteks nagu akadeemiline puhkus, kuid võib kindel olla, et tuleb tagasi tugevamana kui kunagi varem ja viib alustatu alati lõpuni. Oskar Saarepera. Mana kui kunagi varem ja viib alustatu alati lõpuni. Oskar on normvend, kes keeldus piloodiks saamiseks, et hakata tehnikuks. Pigem istub angaaris ja nokitseb materjalide elektroonika kallal, kui veedab kodus aega naise ja lapsega. Manfred Markus Dickenberg. Manfred on Eesti mees, kes seab õigluse jalule. Palun. German Veiser, kes kahjuks samuti täna ei saanud siia tulla, aga aplaus sellegi poolest. Ja viimasena õhusõiduki juhtimise eriala. Jürgen Kiik. Jürgen on alati rõõmsas tujus, meeletu lennundusentusiast, väga abivalmis ja haarab kõike lennult. Tema täpsustavad küsimused õppejõududele aitasid nii mõneski aines keerulistel teemadel selgust luua. Kertu Peegel. Kertu on alati sõbralik ja abivalmis ning kõige kiirem eksamite tegija. Kui teised on eksamitega alles alguses või poole peal, on Kertul töö juba valmis ja esitatud. Lisaks on tegemist väga hea koogiküpsetajaga. Kui tal lennupraktikas mõni etapp läbi sai, oli ootamist väärt šokolaadikook alati laual. Risto Härmatis. Risto on tõeline lennunduse patrioot ning võtab julgelt vastu kõik väljakutsed, mis pakutakse, olenemata vanusest. Eriti meeldejääv on tema unikaalne ja tabav huumorimeel, mis aitas nii mõnedki sombused päevad A-tiiva klassiruumides meeldejäävaks muuta. Kõrget lendu ning õhus kohtumisteni, loomulikult ohutust distantsist. Kristjan Kitse. Kristjanil on alati midagi asjalikku teoksil.
Kui küsida, mis toimetab, siis ta vastab, aga tema ise sellest erilist numbrit küll ei tee. Pealekauba on ta suur discgolfi oskaja. Anne Matsuk. Anne on väga sihikindel ja enda vastu nõudlik piloot. Anne on valmis lendama nii kaua, et jalad enam ei hoia ja aju ei suuda liita 10 piires. Eks me kõik oleme sellised. Anne on abivalmis, kohusetundlik ning teiste inimeste peale mõtlev inimene. Kui ma peaksin Annega üks päev lendama, oleksin kindel, et tegemist on oma eriala professionaaliga, kes suudab maanduda lennukiga nii, et minu kohvi ümber ei läheks. Helle Mihkelsoo. Helle on väga motiveeritud ja tubli pilooditudeng. Võiks lausa öelda, et kopterite peale Mihkel. Rasmus Orasmäe. Rasmus on meeletult tark inimene ning äärmiselt kohusetundlik. Nii lendamisel kui teooriaõppes annab ta alati endast parima. On täiesti kindel, et edasises elus saab temast väga hea piloot. Ja ongi jäänud üks lõpetaja, Mark Potapov. Mark on hea suhtleja ning saab inimestega väga hästi läbi. Ta on tähelepanelik, vastutustundlik ja abivalmis. Ta osutab abi ka siis, kui seda ei küsitud tema käest. Mark, sinust saab väga hea lendur. Aitäh Koidule ja Nelele! Suur aitäh ja järgmisena kõnelevad kõikide tänaste lõpetajate eest Brenda Roosimaa ja Karl-Hans Aasavelt. Lugupeetud õppejõud, kooli juhtkond ja muidugi lõpetajad. Läbi on saanud meie rännak läbi ülikooli. 4 aastat, vähemalt enamiku jaoks, erinevaid teid ja käänakuid Eesti Lennuakadeemia seinte vahel. Selle aja jooksul on meie ja õppejõudude vahel olnud palju erinevaid läbisaamisviise. Ideaalsele sümbioosile, mille puhul arenevad mõlemad pooled, on andnud kontrasti juurde ka mured kõige hea juures. Loodetavasti mitte päris parasitism, kuid kui ei oleks halba, ei oskaks me ka hinnata head. Kunagi ei jäänud aga probleemid lahendamata ning tõsiasi on, et täna lõpetame me ülikooli sama kindlalt kui fakt, et kohvikus lõunaks tellida Kiievi kotletti. Rääkides veel õppimisest ja faktidest, siis kindel on ka see, et Lennuakadeemia tudengid on väga kokkuhoidvad ning vahel jagati isegi omavahel konspekte, rääkimata muudest dokumentidest. Kindel on ka see, et rühmatöid hakati tegema alati viimasel minutil ja vahel ei saanud loengus mitte midagi aru ja samas vahel tundus kõik liiga lihtne, et olla tõsi. Spordiüritustel toodi ühtse pingutusena koju aktiivsuskarikaid ning koolipidudel vaadati, et kõik ikka kenasti koju jõuaksid pärast sõbralikke beerpongimänge, eks ole. Mina olen siit koolist leidnud endale palju häid sõpru, kelleta siin õppimine ei oleks üldse nii tore. Aitäh teile toreda aja eest! Ja pealegi kasutan võimalust ning soovin tänada kõiki, kes on mind selle aja jooksul linnast kooli toonud või tagasi linna sõidutanud. Olenemata möödunud headest ja halbadest hetkedest oleme me kõik täna siin laval, lõpetades sellega tähtsa ning paljude jaoks ka väga meeldiva etapi elust, mis ei oleks juhtunud ilma teie, õppejõudude ja taustajõudude abita. Vahet ei ole, kas on tegemist olnud lihtsa eksamiga semestri lõpus kellegi valvsa pilgu all
või lõputöö valmistamisega, mille raames käidi juhendajale pinda südatalvest suve alguseni. Soovime tänada ka kõiki, kes aitasid akadeemiast kaasa praktikale saamisega ning kõige selle seonduvaga. Eesti lennundus on küll väikese mastaabiga ja sobiva praktika leidmine võib olla kohati keeruline, et me kõik saime ilmselt nõustuda, et praktikal omandatud teadmistel on väga suur väärtus. Tahaksin öelda, et olenemata situatsioonist, siis halb kogemus on ka kogemus. Ka siin õppides tegid mingid asjad vahel meele väga mõrudaks. Näiteks kaotas Pinksis või järjekordse seminari tõttu parkimiskohtade puudumine. Jah, kaasreisijana pidi need ekstra 100 meetrit kõndima ka mina. Teisalt oluline on sellistest olukordadest üle olla ning sirge seljaga edasi liikuda. Tänase kõne tahaksin lõpetada Anna Quinlani tsitaadiga, mida sobib kindlasti öelda õppejõududele, kuid mille võivad kõrva taha panna ka kõik saalis viibed ning lõpetajad. Ära kunagi aja segamini kahte asja, oma elu ja oma tööd. Teine on ainult osa esimesest. Mina tahaksin lõpetuseks veel öelda, et kõik, kes me siin täna oleme, nii kursuse kaaslased kui ka õppejõud, siis Lennuakadeemia on Eesti lennunduses oluline osa ja tulevik on meie teha. Jah, kosmoseraketti lähiaastatel Eestis ehitama ilmselt ei hakata, aga pidev areng ning innovatsioon jätkusuutlikkuse suunal on saavutatav ainult läbi koostöö. Sooviksin, et säilitaksime head suhted ning kontaktid ka edaspidi, et rakendada ka tulevikus kõige helgemate peade tarku mõtteid ning teha viimase hetke grupiprojekte Eesti lennunduses. Aitäh Akadeemiale, et olete meid terve selle aja kandnud ja andnud endast kõik, et aidata meil kasvatada tiibu, mis hakkavad meid lennutama õiges suunas ülejäänud elu jooksul. Juba pea 10 aastat on kestnud üks väga tore traditsioon. Lisaks sellele, et lõpetajad saavad kätte oma lõpudiplomid ja antakse üle kevadsemestri stipendiumid, tunnustatakse ka meie õppejõude. Palume siia Lennuakadeemia õppeprorektori Triinu Soomere, kes kuulutab välja lõppeva õppeaasta Lennuakadeemia aasta õppejõu. Lugupeetud lõpetajad, armas akadeemia pere, head külalised. Mul on väga hea meel täna siin olla ja anda üle aasta õppejõu tiitel. Eks ütleb meie rahvuseeposki, et ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormaid tuleb tarkust tunnistada. Aga kuidas see tarkus siis omandatakse, kui mitte hea õpetajaga koostöös ja tema kaasabil? 2010. aastal tuli Ameerika Ühendriikides välja üks haridusteemaline dokumentaalfilm, mille nimi oli Supermani oodates. Selles filmis ütles üks koolidirektor, et hea õpetaja on nagu olümpiavõitja. Mitte igaüks ei saa selleks. Olümpiavõitjaks saamiseks on vaja teatud omadusi, aga ühtlasi ka visadust ja harjutamist, täpselt nii nagu heal õpetajal. Täna olemegi siin, et tunnustada meie oma õpetamise olümpiavõitjat. Inimest, keda tudengid on iseloomustanud kui inimest, kellel on hästi koostatud õppekava ja korralik Moodle. Tema Zoomi loengus ei saa magada. Tema loengud ja praktilised tunnid olid huvitavad, uued teemad said kiiresti selgeks. Slaidide teemade juurde rääkis ta enda töökogemusi. Lisaks oli tundides erinevaid videomaterjale, praktilised harjutused aitasid kiirelt kinnistada võetud teemat ja küsimuste korral vastas õppejõud meeleldi ja lihtsasti mõistetavalt. Neid tudengite sõnu lugedes tekib soe tunne, et meie järgmine põlvkond lennundusspetsialiste on olnud heades kätes ja saanud ammutada tarkust sellise toreda õppejõu käe all ja juhendamisel. Henry Adams, Pulitzeri auhinnaga pärjatud ajaloolane, on öelnud, õpetaja puudutab igavikku. Ta ei tea mitte kunagi, millal tema mõju lõpeb. Kuigi teadmised
võivad aeg-ajalt vajada uuendamist, siis see, mida meie aasta õppejõud on oma õpilastele andnud, ei aegu. Palun enda juurde Eesti Lennuakadeemia aasta õppejõu 2021 Liisa Lepik. Aitäh! Ma olen nii sõnatu, et ma lihtsalt pean natukene siit pealt maha vaatama, aga lugupeetud rektor, lõpetajad ja koolipere, on tohutu suur au võtta sellist tunnustust vastu ja ma tahan seda jagada teie kõigiga. Mind on kantud, mind on hoitud. Ükski minu küsimus, minu mõte ei ole jäänud vastuseta. Ma tänan tudengeid selle eest, et nad on alati mõttega kaasas, et nad on pühendunud. Ja näiteks teiega me oleme saanud klassiruumis elavalt žestikuleerida, eks ju, et päike soojendab aluspinda, see soojendab õhku meie kohal, eks ju. Eelmine aasta on mul tulnud teha seda niimoodi, väikesel ekraanil. Aga mida te olete kõik tõestanud, on see, et kõik tõepoolest ongi võimalik. Ja sellel pidulikul puhul ma tahan teile kaasa anda järgmised read. Need on kirja pannud John Ruskin. Päike on võrratu, vihm värskendav. Tuul paneb hõlmu koomale tõmbama, lumi on meeli ülendav. Pole olemas halba ilma, on ainult erinevad head ilmad. Ja siis, kes iganes mulle ükskord sinna tagasisidesse kirjutas, et ma nunnukas olen. Aitäh, sa oled ka nunnukas! Aga ka nagu olümpiamängudel tunnustame ka meie lisaks olümpiavõitjale üht teist samavõrd väärikat ja tudengite õppimisse ja nende õppimise toetamisse panustanud õppejõudu. Ka tema kohta on öeldud ilusaid sõnu tudengite poolt. Ja see kõlab nii. Kui õppejõud annab ainet sellise pühendumuse ja kirega, võtab oma tööd väga tõsiselt ja hoolib sedavõrd oma õpilaste käekäigust, kaotamata samas õppejõule kohast austusväärsust ja vahel karmigi kätt, siis peab ta olema parimatest parim. Aitäh talle selle eest. Ja täname ka meie Olga Liivapuu. Olgat täna meie hulgas ei ole, aga tema tänu sellegi poolest suur ja aplaus talle, nagu te praegu tegite. Aitäh! Suur aitäh! Aga nüüd, kus kõigil on lõpudiplomid käes ning õppejõud on tunnustatud, ootab meid ees väike muusikaline vahepala. Palume lavale Kristjan Luige.
tere ka minu poolt. Ega muusikuna on natukene sarnane asi, et nagu lennunduses, et tahad küll kohe startida, aga näed, ei saa. Peab ettevalmistusi tegema päris palju. Nagu öeldi, mina olen Kristjan ja mul on väga hea meel siin olla. Ja võiks öelda ka, et tunnen väikest kadedust, sest olen isegi lennundushuviline või see teema on olnud kuidagi väga huvitav minu jaoks. Ma olen alati tahtnud teada asju, näha asju. Mul on väga hea meel, et ma olen täna siin niisuguse ilusa lennuki kõrval ka. Ja mulle tuli niisugune pakkumine, siis ma mõtlesin, et absoluutselt muidugi. Ja mõtlesin, et mis lugu võiks esitada, siis muidugi esimese loona tuli pähe niisugune lugu nagu Tahan lennata. Ma usun, et te olete võib-olla seda ka juba varem kuulnud, aga kuulete veel. Seda, mis minule antud. Ma ei ütle, et tahaksin päikest ja kuud. Tahan kuube, mis pole veel kantud. Tahan naist, kes on kuum nagu lõunamaa öö. Tahan kirge, mis minu jaoks laetud. Ma ei nõua, et oleks tal vooruslik öö. Tahan hästi, et asi saaks aetud. Tahan rännata sinna, kus jalg pole käinud. Tahan korrakski ära siit minna. Ma ei mõtle, et oleksin kõrbes neil kallas. Tahaks näha või suuremat linna. Tahan piiluda vett, millel kallast ei näe. Ma ei mõtle, et hullaksin laintes. Tahaks korraks ta sisse vaid torgata käe. Kas tõesti ta soolaselt maitseb? Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt. Tahan lennata, aga näe, kardan kokkupõrget. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt. Tahan lennata, kuigi kindlam on parata lendamast huvi või kurgelt. Tahan proovida jooki, mis purjude päev. Ma ei mõtle, et täis tahaks juua. Tahan tunda, kas tõesti see surin on hää, et sellele ohvriks end tuua. Tahan tunda, mis tähendab tõeline torm. Ma ei mõtle, et roniksin masti. Võiks puhuda tuul kas või mütsi mul peast. Ka see oleks pagana hästi. Tahan eksida mõnikord tuttaval teel. Tahaks kohata musta kassi. Ma ei mõtle, et sohu peaks suppuma teelt. Aitaks sellest, kui uksed läks sassi. Vahel on nagu tahaksin midagi muu, mitte seda, mis minule antud. Ma ei ütle, et tahaksin päikest ja kuud. Tahan kuube, mis pole veel kantud. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt. Tahan lennata, aga näe, kardan kokkupõrget. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt. Tahan lennata, kuigi kindlam on parata lendamast huvi või kurgelt.
esimene refrään on teile. Tahan lennata ja juba täitsa kõrgelt. Tahan lennata, enam ei ma karda kokkupõrget. Tahan lennata ja juba täitsa kõrgelt. Tahan lennata, enam ei pea ma vaatama lendamast tuvi või kurge. Tahan lennata ja juba täitsa kõrgelt. Tahan lennata, enam ei ma karda kokkupõrget. Tahan lennata ja juba täitsa kõrgelt. Tahan lennata, enam ei pea ma vaatama lendamast tuvi või kurge. Aga ei pääse ainult ühe looga. Teen ühe veel. Teine lugu on minu enda kirjutatud lugu. Kirjutasin selle umbes täpselt 3-4 nädalat tagasi, kui oli koolis raske aeg. Ja mind inspireeris siis tegelikult see, et mõtlesin nendel rasketel aegadel, et on küll raske, aga tegelikult alati, kui see raske aeg saab läbi, siis on hea meel ja hea tunne, et see kõik sai tehtud. Ja sealt tuli ka lugu Everything is gonna be all right. Some days when you are feeling little down, deadlines are pushing and you feel like you're gonna drown into the madness. Just one more step and it's mental breakdown. Good mood have packed his bags and he's not around. Where did he go? No one knows, maybe to the team down, but it's gonna be fine, cause he'll be back at the same time. Stay strong and focus on the finish line. Everything is gonna be alright. Together we will get through these awful times. Think about the things that will make you smile. Get rid of all the bad vibes from your mind. Everything is gonna be alright. Together
times. Think about the things that will make you smile. Get rid of all the bad vibes from your mind. These guys who say you're weak and you can't make it, these jealous bastards just want you to quit. Don't be fooled, just know your worth, let them be, 'cause there's only one you on this earth. Work hard and climb towards your goals. It's gonna be tough, sometimes everything blows, but at the end it's rewarding when you get there and you see all the great stuff you've done. Everything is gonna be alright. Together we will get through this awful times. Think about the things that will make you smile. Get rid of all the bad vibes from your mind. Yeah, you can make it anywhere you want. Be kind to the world and you'll get what you deserve. Everything is gonna be alright. Together we will get through these awful times. Think about the things that will make you smile. Get rid of all the bad vibes from your mind. Everything is gonna be alright. Together we will get through these awful times. Think about the things that will make you smile. Get rid of all the bad vibes from your mind. Aitäh ja palju õnne teile kõigile! Suur tänu meie esinejale Kristjan Luigele. Ja nüüd jätkame kevadsemestri stipendiumite üleandmisega. Selleks palume siia välissuhtluse ja turunduse osakonna juhataja Karine Mandeli. Tere ka minu poolt, head kohalviibijad. Vaatasin eile numbritele otsa, lennundusinimestel ju alati meeldivad numbrid. Ja mis ma sealt numbrites välja lugesin? Meil on 3 põhilist sponsorit, kellega me oleme aastaid ja aastaid koostööd teinud. Ja nendes kõige vanem sponsor on lennuliiklusteenindus juba aastast 2007. Ja vaatasin, et ühtekokku on lennuliiklusteenindus välja andnud 51 stipendiumit ja seda summas 33 000 eurot. Päris märkimisväärne. Palju ei jää üldse alla ka Tallinna lennujaam ja Tallinna lennujaam alustas stipendiumite väljaandmist aastast 2009 ja 2017 hakkas eraldi stipendiumit välja andma ka Tallinna Airport GH ja ühtekokku on siis kokku antud 31 stipendiumit ja see summa on üle 20 000 euro. Ja 3. suur sponsor on Ford Aero aktsiaselts. Ford Aero hakkas stipendiumit välja andma 2014. aastast. Välja on antud 15 stipendiumit ja summa on juba ilusasti üle 10 000 euro, 11 000 eurot. Ja Ford Aero annab siis 2 erialal stipendiume alates eelmisest aastast nii tehnikutele kui ka pilootidele.
Eriti hea meel on näha kõiki sponsorite esindajaid täna siin meie juures ka. Et hakkame peale. Mul on siin abis Kristjan, kellega me oleme ka juba aastaid koostööd teinud ja iga stipendiumi siis üleandmiseks palume siia üleandmisele ka sponsori esindaja. Kõigepealt paluksin siia Tallinna Airport GH stipendiumi üleandmiseks Riivo Tuvikese. Eesti Lennuakadeemia fondi AS-i Tallinna Airport GH stipendiumi pälvib lennundusettevõtte käitamiseriala õpilane, kellel on silmapaistvad õpitulemused ja kõrge erialane motivatsioon. Stipendiumi saab Marite Ennuste. Järgnevaks Fortaero stipendium, palun siia Fortaero esindaja Aleksei Latovski. Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilane pälvib Fortaero stipendiumi, kellel on silmapaistvad õpitulemused ja kõrge erialane motivatsioon. Stipendiumi saab Oskar Saarepera. Järgnevalt anname üle Eesti Lennuakadeemia fondi lennuliiklusteenindus aktsiaseltsi stipendiumi. Palun Jaanus Jükimenko stipendiumit üle andma. Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekava üliõpilane Kete Suurraid on pälvinud Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse stipendiumi silmapaistvate õpitulemuste ja lennuka erialase motivatsiooni eest. Suur tänu lennuliiklusteenindusele. Teise stipendiumi pälvis Laura Inno, kes kahjuks täna ei saanud kohale tulla, kuid teeme talle siiski suure aplausi. Ja omalt poolt tunnustan kõiki tänaseid lõpetajaid ja ütlen välja, et rasked ajad lennunduses on varsti läbi saamas ja tulevikku ehitame üles koos. Aitäh teile kõigile! Ja viimaseks Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumiks on Otto Tauri nimeline tulevaste lendurite stipendium. Ja selle on pälvinud Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimiseriala üliõpilane, kes on sihikindel, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kelle kutsumuseks on lennundus. Stipendiumi pälvis Krister Lass.
Ja viimase stipendiumi üleandmiseks palun siia härra rektori, Koit Kaskel. Nii, ka tõesti rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu on selline stabiilne stipendiumide väljaandja ja nende valikute vahel, mis meil igal aastal olnud on üsna keeruline olnud otsuseid teha, sest tööd on tõesti kas head või väga head. Ja ka sel aastal, nagu ma ka enne oma kõnes natukene mainisin, oli see valiku tegemine ka mulle endale personaalselt, pean tunnistama, et keeruline. Nende lõputööde tase on aastati küll kõikuv, aga siiski alati on väga häid töid. Me paneme rõhku sellele, et lõputööde tase üldiselt keskmiselt paraneks loomulikult ja veelgi tõuseks. Katsume selles osas ka koolina rohkem ära teha ja koostöös ettevõtetega just. Aga sel aastal mul on hea meel öelda, et parima lõputöö autoriks sellises keerulises valdkonnas nagu tehniline valdkond seda on ja satelliitnavigatsioon, siis et sellesse valdkonda ka tuleb daame ja tegijaid daame ja tõesti väga häid tuleviku tegijaid. Ja see on suureks inspiratsiooniks kindlasti meespoolele, et tõesti on hea näha. Mul on hea meel aasta alguses, kui töökohapõhises õppes lõpetas õhusõiduki hooldustehniku eriala ka üks daam ja väga heade tulemustega. Näha nüüd samamoodi, et daamid kerkivad tehnilises valdkonnas esile ja oleks selliseid tegijaid ainult rohkem. Oleks väga oluline ja tore täiendus küllaltki võib-olla traditsiooniliselt maskuliinsele valdkonnale, milleks lennundus on olnud. Aga parim rakenduskõrgkooli lõputöö aastal 2021 Sigrid Laura Moora. Ja hea meel on mikrofon üle anda tööandjate esindajale, kelleks täna on aktsiaselts Tallinna lennujaama tegevjuht Riivo Tuvike. Head angaaris viibijad ja head lõpetajad. Ma tean väga hästi, mis tunne teil on. Et ma olen ise olnud 2 korda selles situatsioonis, kus on diplomit üleandmine ja see vabaduse tunne, mis sellega kaasneb, see on fantastiline. Ma pean tunnistama, et ma ootasin, millal härra rektor mind ka kutsub, aga ta ei kahjuks ei kutsunud. Ma mõtlesin teile 3 asja rääkida, mis mind isiklikult on elus edasi aidanud ja järsku ta aitab ka teid edasi. Esimene, et kõigepealt palju õnne teile, te olete valinud väga õige eriala. Võib-olla hetkel tundub, et lennundus on sellises madalseisus, kuid see on petlik. Et me täna lennujaamas juba näeme, et kuidas lennuliiklus taastub ja erinevad rahvusvahelised organisatsioonid kõik ütlevad tegelikult, et järgneva sellise 15-20 aasta jooksul lennuliiklus kasvab 2 korda. Kui lennuliiklus kasvab 2 korda, siis järelikult on ka rohkem lennukeid vaja, neid on rohkem vaja hooldada. Lisaks siia juurde veel kõik see uus lennundus, mehitamata lennundus, kõik see loob uusi töökohti selles sektoris ja selles sektoris on väga vaja uusi inimesi. Minul isiklikult
võttis paarkümmend aastat aega, et aru saada, et lennundus õige ala on. Et ma olen suhteliselt uus, 2 aastat alles lennunduses ja ma pean tunnistama, et see oli väga õige otsus minu jaoks. Nii et palju õnne teile, te olete õige eriala valinud. Teine, see maailm on väga muutuv, väga dünaamiline ja aina dünaamilisemaks see läheb. Ja see dünaamilisus tähendab seda, et need teadmised, mida sa täna said, need ei pruugi olla enam piisavad homme või ülehomme. Ja selleks on vaja tegelikult kogu aeg õppida. Mul on soovitus teile kord aastas või vähemalt üle aasta võtta osa mingisugustest koolitusprogrammidest, et enda kvalifikatsiooni kogu aeg täiendada. See on väga oluline, et hoida oma kvalifikatsiooni alati sellel viimasel hetkel, viimasel tasemel. Ja nii umbes 10 aasta pärast ma soovitan teil kindlasti minna magistrit õppima. Ükskõik kohta, vahet ei ole, mis ülikool see on, aga õppige, tehke magister ka. See aitab teil mõtteid koordineerida või koondada paremini ja see on väga oluline tegelikult ka edasises karjääris. Ja kolmandaks, et nüüd, kus te lähete siis ütleme tööjõuturule, te kohtate tegelikult palju selliseid komistuskivisid ja saate aru, et võib-olla alati ei olegi see õues see päike nii ergas, kui see täna on ja on erinevad takistused. Sellisel juhul on hästi oluline see, et seate endale sihi, sellise pikemaise sihi, kuhu te tahate jõuda 10-20 aasta pärast ja hoiate seda sihti sellise majakana silme ees. Et kui teil ühel hetkel komistate ja kukute, siis puhake natuke aega, tõuske üles ja vaadake uuesti, kus see majakas on, kuhu te tahate jõuda ja rühkige sinna edasi. Sellise eestlasliku jonniga, mulgijonniga, et ma arvan, et see on see, mis eestlasi on ka edasi viinud. Need esimene, mis ma mainisin, sinna ma sattusin juhuslikult. Teised 2 on mul olnud sellised põhimõtted kogu aeg elus. Ja ma loodan, et need aitavad ka teid edasi. Et veel kord, palju õnne teile ja ilusat lennukat karjääri. Aitäh! Ja suur aitäh! Meie aktus hakkabki vaikselt lõpusirgele jõudma. Viimase kõnelejana on meil au ette kutsuda Tartu abilinnapea härra Raimond Tamm. Lugupeetud rektor, hea Lennuakadeemia pere, head koostööpartnerid, kallid lõpetajad. Täna on teie elus väga suur päev ja väga oluline päev, aga see ei ole finiš. Teie elutee on pikk, teil on väga palju ees. Tartu linn soovib teile palju õnne selle ühe etapi lõpule jõudmise puhul. Aga Tartu linnal on teiega seoses ka suured lootused. Meil on väga suur lootus, et suur osa teist leiab endale rakendust ka Tartu piirkonnas. Et Tartu, mis on olnud ühest küljest loomulikult lennunduse jaoks oluline koht, kuna Lennuakadeemia asub siin, et ka Lennuakadeemias on võimalik alati rakendust leida. Lisaks sellele meil on isegi lennujaam olemas, meil on olemas innovatsioonist tulvil ettevõtlussektor, mis kõigi nende tehnoloogiatega, mida te tegelikult olete siin nii rektori kõnes kui ka asekantsleri kõnes kuulnud, tegelevad, et ma lisaks siia veel ühe väga olulise täiendava komponendi, see on roheline lennundus, et tegelikult lennundussektor peab liikuma ju ka järjest rohelisemas suunas selleks, et nii nagu ühiskonnas on ootused järjest keskkonnasõbralikumaks muutumise poole, nii on ka ootused lennundussektori puhul ja kindlasti innovatsioonil on siin oma roll, kuidas sellel kõigel aidata juhtuda. Täna on meil olnud äärmiselt meeleolukas aktus, ma ütlen, et ma olen käinud paljudel aktustel ja on olnud tõesti niimoodi, et nägu läheb aeg-ajalt jälle naerule, sest lihtsalt tõesti head nalja tehakse, on siuke väga mõnus vahva olemine. Et see iseloomustus, mis iga ühe kohta teist öeldi, kui te siin lõpudiplomeid kätte saite, teie tugevused toodi teile välja, teil on nagu nii lihtne elus edasi minna, te teate täpselt, et mida te oskate, mis on teie jaoks need kõige tõesti erilisemad osad teist.
Teie head kaaslased on seda märganud, nad on teie jaoks selle üles kirjutanud, see on suurepärane, et kasutage neid tugevusi, et kindlasti need mitu aastat on andnud võimaluse nendel tugevustel esile kerkida. Aga ma väga loodan, et lisaks sellele nii-öelda pingelisele õpingute perioodile ja nagu härra rektor ka ütles, et ei ole sugugi kõik alustajad jõudnud finišisse, on tegelikult olnud teil võimalus saada osa ka kõigest sellest, mida ülikoolilinn Tartu pakub. Ma väga loodan, et teie õpingute aastad ei tähenda sugugi ainult Lennuakadeemia siseruume ja siin lennuangaare ja kõike seda, mis siin lennuväljal toimub, aga ülikoolilinnal on alati palju pakkuda. Ja see on see kindlasti, mis usun jääb teile ühe osana teie õpingutest meelde. Rikkalik, värvikirev kultuurielu, jalutuskäigud Emajõe ääres, väike Kuuba, Pirogovi plats. Kindlasti on asjad, mida tasub meenutada ja millega seoses on palju mälestusi. Usun, et Tartu linna spordirajad mäletavad teid. Siin oli juba discgolfist juttu ja kindlasti on teie seas palju väga sportlikke inimesi. Et loodan, et need on olnud mõnusad aastad teie jaoks ka siinses linnakeskkonnas ja et olete leidnud oma rõõmud, kes on leidnud endale võib-olla parima sõbra, kes on leidnud endale äkki isegi eluarmastuse. Ei tea täpselt, aga lootus püsib. Et ühesõnaga ma usun, et need aastad on olnud teie jaoks väga meeldejäävad ja Tartu linna poolt loodan väga, et te ei unusta Tartut, te ei unusta Lennuakadeemiat, leiate ikka ja jälle oma tee siia tagasi, et ühel või teisel moel Lennuakadeemia igapäevasesse tegevusse oma panus ja jälg jätta ja Tartu linnas olete alati väga oodatud, teretulnud. Pange edasi. Aitäh! Suur tänu härra abilinnapeale. Nüüdseks ongi kõik ametlikult sõnavõtud peetud. Kallid koosviibjad, enne kui laulame kaude aamust, jagame natukene ka praktilist infot. Koheselt peale aktust toimub siin samas angaaris rektori vastuvõtt, kus saab lisaks mekkida kõike head ja paremat. Peale muljetamist liigume kõik koos edasi Lennuakadeemiate, kus toimub õnnitlemine ja pildistamine ning peale pildistamist toimub ka puu istutamine. Aktuse lõpetamiseks palume kõigil püsti tõusta, kõlab kaude aamus. Sellega on meie aktus lõppenud ja nüüd algab rektori vastuvõtt.